palgamõrva moodi tulistamine lausa päevavalges. Ma oleksin valmis kihla vedama kuuldes, et ta jooksis sinna poole. Pärast seda, kui kahtustatav tulistaja kinni püütakse. Kõnni tagurpidi ja tule kohe minu juurde tagasi. Tule tagasi, eks? Prua. Detektiivid saavad teada, et ta ei pruukinud tegutseda üksi. Te hoolitsete üksteise eest. Eks ole. See on midagi, mida vennad teeksid. See on Inside the Crime, mida esikleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Prokurörid ütlevad, et see kuritegu oli perekondlik ja motiiv on palju sügavam. See võis olla kättemaksuks ellu viidud plaan. On 2024. aasta juuli 31. oleme Kalamazoos, Michiganis. Detektiivid koos Kalamazoo metro SWAT meeskonnaga on kohaliku korterikompleksi juures sündmuskohal. Nad on teada saanud, et üks mõrva eest tagaotsitav kahtlusalune võib olla ühes neist kodudes sees. Politsei, näita oma käsi, astu kohe välja, tule välja, käed kõrgel üles. Mine tee pistala. Kalamazoo avaliku julgeolekuamet tuvastas kahtlusalusena 23-aastase Don Quay Whitey. Teda otsitakse mõrva eest, mis leidis aset eelmisel nädalal 24. juulil 2024. Kalamazoo avaliku julgeolekuametnike sõnul saadeti politseinikud Fox Ridge'i korteritesse pärast tulistamisest teatamist. Mõtlen, siin liigub palju inimesi, aga... Juba mõnda aega, nii et kindlasti hea. Kas sa saad meile särgi tuua? Kui meil on olemas kõik, mis oleks vaja, siis teeme ära. Jään siia sellega. Ja kui saad rohkem inimesi, hakka kogu hoones kaameraga ringi käima. Ja siis igale poole, kuhu saad vaadata. Kas sul oli $5? Kui politseinikud esimestena kohale jõudsid, leidsid nad 30-aastase mehe, kellel oli kuulihaav. Politsei tuvastas ta kui 30-aastase Charles Lee Wary. Mida sa täna kuulsid? No, ma olin seal sees ja lasin endale juukseid teha, kui kuulsin lihtsalt laske. Ma kukkusin maha. Ja kui ma rohkem raske ei kuulnud, vaatasin ma ukse poole ja olin seal. Nii et ma läksin trepi juurde ja seda ma nüüd ütlengi. Olgu, kas sa tunned ära selle mehe, kes seal sees lamab? Ma olen teda siin parem näinud, aga ma ei tea. Kas sa juhtusid kedagi teist piirkonnas nägema, kui sa ukse avasid? Ei. Ja kui sa peaksid pakkuma, siis kus sa arvad, et lasud tulid? Õige, siit väljaspoolt. Otse siit väljaspoolt? Jaa. Kuule, me just alustasime tegeliku sündmuskoha otsimist. Sa ei teinud. Kas sa oskad veel midagi meenutada? Ei, see juhtus nii kiiresti. Olgu, kui sul pole midagi selle vastu, siis palun oota siin. Kui meil tõesti on vaja siia alla minna, siis sa enam sinna ei pääse. Kui sa tahad meid siin väljas oodata, siis me kindlustame ja stabiliseerime kõik. Vabandust, on Kevin. Vabandust, kas me oleme juba alustanud ümbruskonnas küsitlemist, et selgitada välja, kus lasud kõlasid? Just nii. Just seda me hakkamegi tegema. Saadan need mehed sisse küsimusi esitama. Kas me siis näeme, et sa lähed sisse? Jah. Sellest me räägimegi. 30. 40. Selle põhjal pakuksin ihla, et ta jooksis sinna poole. Tavaliselt on jälg vaevu märgatav ja sellega olen nõus. Olgu. Ma arvan, et tegi teine. Ei, ma arvan, et ta on praegu siin. Jumal. Charles Lee Weir viidi kiiresti haiglasse, kuid ta ei jäänud tulistamises ellu. Pärast seda, kui detektiivid uurisid asja edasi, viis juhtum neid Don Quay Whiteyni. Kõnni tagurpidi, tule kohe minu juurde tagasi. Tule tagasi, eks? Prua? Hands behind your back, interlock your finger. Ja need on lukus. Kas sinuga on kõik korras? Alustame sellest. Kas sa oled viga saanud? Kehakamera videost, mille oleme saanud, selgub, et tulistamise sündmuskoha lähedale jäeti väidetavalt rihje ning see leiti Don Quay Whitey ema juurest. Nii et praegu hoian sind lihtsalt nii palju kursis, kui ma füüsiliselt suudan. Uurime siin toimunud tulistamist. Olgu. Ja meil on põhjust arvata, et see võib praegu viia teie korterini. Minu koera. Vähemalt see on osa infost, mis meil on.
ilmselgelt me ei ole tulnud su ust maha lööma ega midagi sellist, nii et asi pole nii hull, asi ei ole nii tõsine, eks. Minu koana. Sa lähed padrunist välja. Vii kõigepealt kööki. Tule politseisse. Kui keegi on sees, andke endast märku. See veidralt asetatud seljakott, jah. Jah. Kolmkümmend sekundit möödas ja ma olen peaaegu valmis. Noh, kui see midagi väärt on, siis selle seljakoti sees olev ID kuulub Don Quay White'ile. Ta on kindlasti varem olnud seotud mõnede tulistamisjuurdlustega. Näed, see on päris hea uurimisjälg. Ma tean, et sa ütlesid, et siin oled ainult sina ja su poissõber Bill. Kas see on see härrasmees, kes sulle süüa tõi ja nii edasi? Okei. Kas on veel keegi, kes sinu korterist sisse ja välja käib või midagi sellist? Ei. Mu poeg tuleb, ütleb tere ema ja see ongi kõik. Kes on su poeg? Don Quay, okei. See olekski olnud mu järgmine küsimus selle seljakoti kohta, kus oli Don Quay'ole kuuluv isikut tõendav dokument. Tema lapse ema tõi tema riided siia, ta pesi need puhtaks. Kui kaua sellest möödas on? Ali. Lähme edasi järgmise nädala juurde, kui Don Quay White arreteeriti selle vahistamismääruse alusel. On selge, et SWAT-tiimi saabumine kortermajja lauspäeval tõmbab palju tähelepanu ja palju silmapaare jälgib, kuidas Don Quay ära viiakse. Olgu, sa ei suuda meenutada, kes need mehed olid. Aitäh teile, mehed. Kõndige siit kaudu välja. Kramus. Mis? Jätka. Me oleme kohal. Teie astuge tagasi. Okei. Aitäh, tänan. Okay, yeah. Jah, mis toimub? Kas on midagi, mida ma peaksin veel kontrollima? Jah, sinne peati minema. Kuule, kas ma võin siin nurgas natuke ruumi kasutada? Jah, istuda. Milleks ma siin olen? Don Quay viidi politseijaoskonda, kuid ta ei tundu teadvat, miks tema nimi üldse tulistamise uurimises välja tuli. No, sinu nimi tuli välja uurimises, millega me tegeleme. Sweetwater tõi selle välja. Minu nimi tuli uurimises välja. Nii et teie pekki. Mis sa arvad, milles asi on? Mind tegelikult ei huvita, sest minu nimi tuli välja. Minu nimi ei suutnud midagi vaadata. Nagu mis? Nagu? Mis ära muretse selle pärast. Ma lihtsalt ütlen, et nagu väga palju kõike. Minu nimi ei saanud vaadata. Ma ei tea, mis tüüpi jama. Ma ei tea, mis see oli. Kui sa peaksid arvama, kas sa arvaksid? Ma ei tegele selle arvamise jamaga, vend. Ma olen läinud. Kas sa arvaksid? Ma just küsin. Ma olen Koshi juures. Kas sulle meeldiks see? Oh, mängime ära arvamismängu. Ei. Ma ei ütle, et mängime ära arvamismängu. Ma mõtlen lihtsalt, et... Mind ei huvita. Kui sul on aindus, miks sa siin oled? Pole. Olgu. Kas sa ikka veel elad Fox Ridge'i korterites? Millal sa viimati San Heisid? Ei ole kinda. Nagu ma ütlesin, me uurime seda. Te küsite küsimusi. Mina räägin, jah, sina räägid. Sa ei mäleta, millal sa viimati külas käisid?
Ma tean, et sa elasid varem Fox Ridge'is, sellepärast ma rääkisingi su isaga mõni aeg tagasi. ja see ongi, sa räägid kogu aeg mu isast. Kus te praegu olete? aga millest sa mu isaga räägid? Ei, ma ei ela enam siin üleval. Okei, millal sa viimati siin käisid? Ma ei tea. Vend, okei. Mõni päev, mõni nädal, mõni kuu. Ma ei mäleta. Me ei püüa sind petta, ma lihtsalt ütlen, et sa peaksid Maidu Davidile rääkima, aga ma liigun edasi. Ma mõtlen, kui keegi küsiks mult, millal ma viimati selles naabruskonnas sõpra külastasin, ma suudaksin sulle öelda. Õige. Või kui sa käisid poes või restoranis. Kuule, millal oli viimane kord? Mul oleks ilmselt hea ettekujutus. Millal oli viimane kord? Sa saad aru, mida ma mõtlen? Jah, ma ei tea, mida sa öelda saad. Sa oled Kaanasuust, sa oled põhjaosast. Kõik teavad, kus Fox Ridge on. Ma mõtlen, kui keegi küsiks mult, millal ma viimati Fox Ridge'is käisin, siis jah, ma olin seal mitu kuud tagasi. Kui detektiivid asja sügavamalt uurisid, ei käinud läbi ainult Donkee nimi. Aga tulles tagasi selle juurde, kui su vend sulle helistas, ütles ta, et ta tundis auto ära. Kas ta ütles, mis tüüpi autos oli? Sest see on meie uurimise jaoks tõesti oluline teada saada, mis tüüpi autos oli, mis üritas teda alla ajada. Ei, ta ei kirjeldanud mulle autot, sest ma ei olnud seal, nii et ta lihtsalt rääkis mulle, mis juhtus. Ma ei tea, mis tüüpi auto see oli, ma ei tea. Ta ei öelnud mulle kunagi, mis tüüpi auto see oli, aga ta ütles, et see oli must auto. Mast aru, jah. Olgu. Kas ta ütles näiteks, mis suunas see liikus või midagi sellist, nagu et viimati, kuidas ta nägi, liikus see selles suunas? Ei, ta lihtsalt rääkis mulle, mis juhtus. Ta piildus sellega. Aga sa ütlesid, et ta kõlas üsna raputatuna, jah? Jah, täpselt nii. Ma ei süüdista teda. Kas ta ütles midagi selle kohta, et ta üritab teada saada, kes see inimene oli? Ma mõtlen, kes ei tahaks, mis asja. Ma mõtlen, sõidab sulle otsa, proovib sulle otsa sõita. Mida sa teha tahad? Ma ei vestelnud temaga. Sa kutsud politsei, sest sa oled detektiivmees. Seda te kõik teete. Ausalt öeldes, mees, kui ma teaksin, kuhu auto oleks, siis ma ilmselt otsiksin ja prooviksin teada saada, kes seda autot juhtis. Kes sinu arvates siis oli? Ma ei rääkinud temaga sellest. Kas ta ütles, et proovib välja uurida, kes inimene oli? Ma just ütlesin sulle, et ta rääkis mulle, mis juhtus. Ja ma ütlesin talle, et olen Lil Jonesiga, nii et helistasin talle hiljem. Me ei rääkinud sellest pärast seda enam, nii et ma ei tea, mis... Nii see olegi. Ta oligi kõik. Jah, Dungeon. Kas sa mäletad, millal see vestlus oli? Politsei ütleb, et Don Quay White'i vend on Deonte Armstrong. Kui detektiivid püüavad tulistamise motiivi välja selgitada, tundub, et see juhtum võib kalduda kättemaksu poole. Ta ei maininud, kes seal talikised või midagi sellist. Ma ei püüa sinult sama asja rohkem kui ükskord küsida. Ta lihtsalt küsis, tead mis, kas ta sai teada või kas ta teab, kes seda tegi. Ja sa hakkad sama asja küsima, ei. Mis asja? Ma ei tea. No. Ma just ütlesin sulle, kas ta rääkis sellest, mis juhtus ja me pole sellest pärast seda rääkinud. Nii et ma ei tea, mis juhtus või kas ta sai teada, kes seda tegi või mitte. Mis kurat? Selle jaoks on liiga vara. Ma ei püüa sulle sama küsimust taaskord esitada. Ma kuulsin, mida sa ütlesid. Ta just küsis mult seda. Ma ütlesin talle pärast seda, kui ta mulle rääkis, mis juhtus. Ja. Ma ei rääkinud temaga sellest kunagi. Nii et ma ei tea, kas ta sai teada, kes seda tegi või mitte. Nii et... Okei, muidugi. Olgu küll, mis... Noh, ma otsin kiiresti midagi välja, et sulle näidata. Okei, ma astun korraks välja ja otsin selle kiiresti üles ning tulen kohe tagasi. Lihtsalt lasen sul sellele piigu peale visata, eks? Võib-olla. Tõmba kõvasti välja. Nii et Don Quixote hakkab mõned idead välja otsima, eks? Ilmselgelt aitab see meid meie uurimistes. Olgu. Kas sa oled varem selles hoones, selles ülepuulamisruumis olnud? Ei, nii et... Mida me teeme, on see, et me näitame sulle paari videot ja loodame, et need aitavad meil asjas selgust saada.
olgu, suur osa sellest tuli sellest, et su vend oli peaaegu löögi saanud. Kas ta ütles, kus me oleme? Kas see oli Fox Ridge'i lähedal, kas see oli Fox Ridge'ist eemal? Ta ei öelnud mingit asukohta, vend. Ta lihtsalt ütles, et ta ületas tänavat ja keegi tuli tema poole, pööras tema suunas ja kiirendas. Jah, ei öelnud kus, ei öelnud mida ja mitte midagi. No, ma olen rõõmus, et temaga on kõik korras, eks. Sest ma tean, et me ei läinud temaga haiglasse, kuna ta sai löögi või midagi sellist, aga mul on hea meel, et temaga on kõik korras. Ma olen kindel, et sul on ka hea meel, et temaga on kõik korras. Aga ei. See politseinik helistab mulle praegu. Proovime need kääravad ära võtta, jah? Okei, ootusõk. Keegi oli teda peaaegu autoga löönud. Kas ta ütles sulle, et see mees tegi seda meelega? Kas ta ütles sulle, et see tüüp tegi seda nagu üritas meelega teha? Tüüruk, kes iganes, ta ütles, kas üritas meelega teha või kuidas? Ilmselgelt nad üritasid seda meelega teha. Nad pöörasid tema poole ja kiirendasid. See ei olnud juhuslik. Mis siis? Nad kaotasid kontrolli. Nüüdseks on ülekuulamisest möödas juba tund aega. Kõik muutub, kui detektiivid näitavad Tonkuele valvekaamera salvestist, kus ta sündmuskohalt põgeneb. Siis hakkab ta tõtt rääkima. Kuidas sa tead, et su venna ja selle tüübi vahel midagi toimus? Kas sa teadsid seda tol hetkel? Ei. Nii et sa ei teadnud enne tulistamist, et nende vahel olid mingid tülid? Küll. Noh, mitte et ma teaksin. Võib-olla oli seal enne midagi, aga ta ei öelnud kunagi midagi sellist. Ta tegi küll, lihtsalt helistada tuli minu juurde. Ära jäta mind maha, kui ma lähen temaga kohtuma. Me pidime ju koos pilves olema ja sobima. See ongi põhjus, mis ma välja lähen. Tead küll, ma läheksin ja võtaksin endale ühe nacho woodi. Aga kui mu vend sai teise, hakkas ta siis kuidagi imelikult liikuma ja see auto liikus ka kuidagi imelikult. Ma ei tea, ma tundsin end väga hirmunud. Ma olin nagu tahtsin öelda, et ma ei saanud aru, mis toimub. Millal sa ta tulistasid, kui ta autost välja tuli? Või olid autos, kui sa teda tulistasid? Kas ta tuli autost välja ja siis sa tulistasid teda? Noh, sa aitad meil mõista, mis juhtuseks. Ja ainus inimene, kes ta teab, oled sina, eks? Sest sina oled see, kes teda tulistas. Kui see on auto ja see on hoone ja sa tuled 1312 juurest, eks? Millal sa teda tulistama hakkasid, kui ta autost välja tuli? Kasutan oma telefoni tema auto tähistamiseks. See on kohe kõrval olev hoone. Nii et see on 1332, eks? See on sinu hoone, kus sa välja tulid. Kus ta seisis, kui sa tulistama hakkasid? Nii et sul endal polnud selle mehega varem mingit tüli ega probleemi? Ei. Kas ta ütles midagi? Kas see mees ütles sulle midagi, kui see kõik toimus? Kas ta ei öelnud sulle üldse mitte ühtegi sõna? Mitte midagi. Kas sa tunned kahetsust selle üle, mida sa tegid? Muidugi. Ja ta on surnud. Ta jättis maha palju lapsi. Muidugi ma... Kas sa teeksid selle olematuks, kui sa saaksid? Eks ikka, mõtlen... Muidugi. Noh, tore on teada, et sa tunned end halvasti selle pärast, mida sa tegid. Eks? See näitab meile, milline inimene sa oled. Ma ei tea, ma ei tea.
Oh vend. Seda ma räägingi nagu... Muidugi tunnen ma end paremini. Kas ei tunneks, ma mõtlen? Mõtlen, ma tean, et mind ei huvita paljud asjad. See on ilmselt üks hetk sinu elus, kus sa tundsid, et see oli halb, see ei olnud hea valik. Kas sa nõustud? Muidugi. Okei. Ja sa teeksid selle olematuks, kui sa saaksid. Kui sa saaksid ajas tagasi minna, teeksid sa parema otsuse. Õige. Muidugi. Danquay Wrightil esitati süüdistus mõrvas. Hiljem muudeti see süüdistus ettekavatsetud esimese astme mõrvaks ja relva kasutamise eest esitati lisasüüdistused. Politsei andmetel on pärast tulistamist Danquay väidetavalt videos nähtud, kuidas ta annab relva oma vennale Deonte Armstrongile. Deonte arreteeriti mitu kuud hiljem 2024 aasta oktoobris. Teatatakse, et arreteeriti Chicago, Illinoisi lähedal USA marsalite poolt. Seejärel toimetati ta tagasi Kalamazoosse. Ülekuulamisel 10. oktoobril 2024 esitatakse Deontaile videosalvestisena tõendeid, kuid ta väidab, et tema vend ei andnud talle relva. Vahetult enne, kui me peatame, vaadake seal ekraani paremas alumises nurgas. Näete te seda inimest seal? Danquay. Tulistamine toimus just seal. And like... Nüüd lihtsalt vaataks. Ta teeb seda. Vabandust, mina ei tee. See jätkub tema järgmiste asjadega siin. Ja et ma kirjutan selle välja. Jah. Nii et te kõik vist arvate seda. Nii et mida te siis üritate öelda nagu? See kaamera näitab meid. Te üritate öelda, et ta nagu... Ma arvan, et kaamera näitab tõesti, kuidas te kohtute ja näitab, kuidas sa temalt midagi vastu võtad, nii et... Ma ei tea, see viskab mind kogu aeg välja ja lülitab end välja, aga nagu ma ütlesin, ma ei saa teile kõike näidata lihtsalt. Lihtsalt olgu, kerige siis lihtsalt edasi kuni. See on läinud, nii et... See hakkab toimima. Nii et see oled sina, kes tagasi tuleb, eks jah? Mida sa just temalt võtsid? Ja pea seda lihtsalt meeles, eks? Ta ütles, et tahab koostööd teha. Ausalt öeldes, kui sa, ma ei tea, ta sai nagu, kui ma tahan olla eemal ja jälgida tema, aga kui ta seda tegi, ütles ta ülesse. Tal olid oma telefonis, oma kanepis, oma nahas. Ta pani mõlemad relvad siia. Ta andis mulle oma telefoni ja me ei räägi sellest, et viia laps minu koju, vaid sina juhid. Keegi ei vastanud koerale. Ükski neist ei meeldi mulle selles videos. Ära näita, et andsid mulle mingit relva. Kuule, ma viisin ta ära. See ei ole mingi poeg. Olgu, sa just ütlesid, et tahad koostööd teha ja olla aus. Ja ma teen koostööd. Cool. Mul oli tema telefon ja tema narkootikumid. Päriselt tema telefon ja tema narkootikumid. Ja ta ütles, et ta tuleb kohe tagasi. Ta läks oma ema juurde, mina läksin tema telefoni viima, tema lapse ema ja lapse ema pani vastama. See nagu lihtsalt sellepärast, et ta kõndis. Kui see tõesti lähitab, siis ta võttis, pani ta ära ja pani taskusse. Kui ta pani ta just siia ära. Relv oli ta taskus, ta pani käe taskusse ja andis selle mulle. Kas sa teadsid, et ta just tulistas kedagi? Ma ei hakka seda ütlema, aga ta ütles tema üles. Ta ütles... Üles tagasi, kas sa kuulsid laske? Jaa. Deonta väitis isegi, et tema ja tema vend Danquay White ei ole eriti lähedased. Ja asi on selles, et ma tean sinust ja su vennast palju, lihtsalt sellepärast, et ilmselgelt. Jah, aga ma ei ole temaga nii lähedane. Kaitsen teda, tead küll. Ma mõtlen... Ma üritan päästa oma elu. Ma sõna otseses mõttes üritan enda oma päästa. Jah? Selleks ongi sinu kaistamismäärus. Ma mõtlen täpselt nagu temalgi. Küsimus on selles, kui kaugele sa oled valmis koostööks minema. Ma teen praegu koostööd. Ma räägin teile tõtt. Mis te sinna poole läksite? Mida sa mõtled? Sa ütlesid, et oled aadressi 1429 ja suitsetad sellega. Kuidas ta nägi plaani pärast seda, kui me kuulsime laske? Me ei näinud nagu... pärast seda, kui te kuulsime laske, hakkasime me sinna poole kõndima.
see juhtus nii, et tema tuli nagu, kui sa lähed, ma ei tea, sa kuulsid laske ja siis sa hakkad alla kõndima. Ma ei oska seda seletada. Nagu kui mina nagu, okei, nii, et park on siin. See on kuul just siin. Okei. Nii et me ei näe seda 1429, sa tõesti ei näe siit. Nii et me ei näinud teda enne, kui ta hakkas kuuri juurest välja tulema. Sa räägid Don Quaist, okei. Mitu lasku sa kuulsid? Ei, paar tükki. Lõpuks avaldas Deante rohkem teavet, sest arvas, et prokurörid teevad temaga kokkuleppe. Ta ütleb, et teab, mis väidetavalt juhtus tulistamisel kasutatud kadunud relvaga. Kas sa tahtsid, et Chalt tol päeva maha lastaks? Mina ei olnud see, kes ütles Don Quile, et ta nii täpselt tulistaks. Edi võttis mu telefoni ja ütles, too relv. Nii et sellest hetkest avates, pärast seda, mina ei ole puius, mis te seda kogu aeg ütlete. Ma tean, et ei hakka seda enam kordama. Ma lihtsalt küsisin. Mina ei ole põhjus, miks see mees maha lasti. Kas sulle meeldis? Ma ei ole autos, ära päris tulista seda meest. Ära tee midagi sellist, sest sel juhul kõik, mida sa tegid, mina või ma sain auto alla. Quay, ma ei tee seda enne, kui mulle meeldib ja see Quay ei ole lähedal. Nagu meie vahel on alati olnud väike tüli, jah? Just nii. Väike tüli või? Aga kogu see togimine ja seal rippumine, ta ei teeks mulle selle pärast midagi. Ta arvas juba siis, et ma olen koputaja, kui see värdes mind tulistas. Sellepärast see on veel üks põhjus, miks ma arvan, et ta ei hoidnud mind selle relvaga asjadesse kaasatuna. Kraavi saamine, sest ta pandi Grand Rapidsis kinni, ta tuli koju ja ütles, jah. Mu vend kaebas mu peale ära umbes nii, et ta noris mind Instagramis, öeldes, et ma kaebasin ära selle kohta, et mind tulistati. Aga tegelikult polnud see mina, see olid Clifford ja Sean. Ja Clifford ütles teile kõigile, et tema tegi seda koos minuga. Aga ta ei andnud mulle kunagi võimalust seda seditada. Ta ei olnud nagu vend, bro. Mina ei olnud see, kes detektiivile rääkis. Ma isegi proovisin talle öelda, et ma räägiksin detektiiviga ja detektiiv võib kinnitada, et ma ei öelnud midagi. Nii ma teangi seda. Sa juba arvad, et ma kitun selle kohta. Nii et ta ei ütle mulle, kuhu nad selle relva ära peitsid. Ma ei tea, vend. Ta ei öelnud mulle kõik, mida ma tean. Ta andis oma nõbu üles, et rääkida. Mina ei peitnud seda relva ära. Ma ei puutunud seda relva. Tema rääkis. See on tema nõbude jaoks, mitte minu jaoks. Deante Armstrong ei lähe koju, talle keelati kautsjon, nagu tema vennale. Tema vastu esitatud süüdistus kvalifitseeriti lõpuks ümber esimese astme mõrvasüüdistuseks. Donque ja Deante mõisteti kohut koos, kuid nende saatus otsustatakse 2 erineva vandekohtu poolt 2025 aasta detsembris. Mõlemad vandekohtud leidsid, et mõlemad mehed on süüdi, sealhulgas esimese astme ettekavatsetud mõrvas. Nende lõplikud karistused olid erinevad. Donque ja White mõisteti eluks ajaks vangi ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks. Deante Armstrong, kes kuulutas oma süütust karistuse määramisel, mõisteti 40–65 aastaks vangi. Michigani parandusasutuste osakonna veebipõhised andmed näitavad, et nii Donque White kui ka Deante Armstrong kannavad oma karistust vanglas Michigani Jacksonis. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.